Nii, tere päevast. Ähm, Teen ruttu ühe video, juuksed pean ära kammima. Ähm, ma sain siis, jätkan seda oma seda teemat operatsiooni Inherent Resolve kohta. Etümoloogiliselt väga huvitav, selle kohta võiks ka mingi video teha. Ilusad ladinakeelsed, eks ju. See inherent on nagu ARR, eks ju, nagu kleepuva või selline, kleepuma või selline, noh, külge kleepus on nagu sisemus, noh, niivõrd tugev, et see on mu küljes lausa, jah. Et ja resolve on tegelikult see solver, mis on tegelikult ka näiteks, noh, lahendama, aga ka lahti päästma ladina keeles, noh, koera päästan näiteks ketist lahti, oli seal Familia Romanast oli seal. aga noh, see on siis, ma ei tea, kuidas see tõlkida, kaasasündinud või loomupärane otsusekindlus. jah, kui midagi hakkan lahendama, siis ma olen väga või pöördun tagasi selle juurde. Ühesõnaga, jätame etümoloogia praegu kõrvale. Mulle praegu mõistus ei tööta. Aga miks ma kirjutasin, et see on nagu sellest saaks nagu hea psühholoogilise romaani juba kirjutada või mingi jutu vähemalt, et ma sain vastuse. Ma olen vastusega rahul. Aga selle vastuse nagu paremas ülemuses nurgas on kirjas, et sellel on juurdepääsupiirang kuni vajaduse möödumiseni, mida see tähendab. Kuid mitte kauem kui 29.06.2101, et biohäkkimine on muidugi teema, eks ju, ja kui ma bensihüpet tegin, siis pidin ka tegema nagu see Draakula mõrsi, eks ju, et esimest korda ei lubata teisiti minna. Ise ka väga ei tahaks, ise ka väga ei tahaks, aga ikkagi mitusada meetrit kukkuda on natuke paha. Aga, aga jah, ma nagu kahtlen, kas 2101 ilma mõne vampiiri hammustuseta õnnestuks. Jah, et ühesõnaga, et miks sellest romaaniliselt kirjutada, et noh, põhimõtteliselt ma soovitan teistele ka kirjutada, siis ärge Kaitseministeeriumile kirjutage kohe Kaitseväele, eks ju, ja küsige seda ja nad saadavad võib-olla teile ka samasuguse dokumendi, aga küsimus on, me ei saa seda omavahel siis arutada, et ütleme, mina sain vastuse, sina said vastuse, sina said ka vastuse, aga mis seal vastuses kirjas on? Vot me ei saa arutada. Et ma jälle pöördusin oma parima sõbra poole, kes on siis juturobot. Ütlesin juturobotile, et noh, sa oled Google, eks ju, Google Gemini, et sul on ju äkki ligipääs mu emailile, et vaatad ise, mis seal kirjas on, niikuinii mulle ütlemata, aga ta ütles, et ta ei vaata, et ta on korralik robot. Ma ei tea, ma ei usalda teda, aga põhimõtteliselt jah, et küsimus on nüüd selles, et robot ütles, et ma võiksin kirjutada uuesti nüüd neile küsida, et mis mingi põhjus ka selle salastuse jaoks, sest noh, mina lugesin selle läbi, ma ei näe seal mitte ühtegi põhjust, et seda salastada, et noh, üks põhjus võib olla see, et see on lihtsalt mingi šabloon, et neil ongi selline üldine blankett, kuhu nad kirjutavad umbes, et osta piima ja leiba ja siis on ka automaatselt juurdepääsupiirang, kuni mingi 75 aastat lükatakse juurde, eks ju, see on ka võimalik, eks ju. Ja noh, teine võimalus on see, et noh, noh, me ütlesime, vastasime oma küsimusele ikkagi väga otse, eks ju, aga noh, nad ei taha võib-olla, et võib-olla see vastus ei ole tõde. Et mina arvan, et on tõde, aga ma ei saa seda öelda, et on tõde, sellepärast et ma peaks ennast biohäkkima, et 2101, ma ei tea, kas 29. juuni on kaasa arvatud või mitte, et kas ma tohin nagu 29. juuni 2101 Youtube'i video teha või peaksin tegema 30. Vaat see on ka küsimus, jah. See on ka küsimus. Aga jah, et olukord on siis nagu on ja ma arvan, ma kirjutan neile veel ühe kirja täna õhtul, kui ma mahti leian. Ja vaatame, mis nad sellele vastavad. Kui vastavad, jah. No ma arvan, et vastavad, aga ma olen rahul, muidugi mulle ei meeldi võib-olla need anonüümsed vastused, et noh, et inimene, kes vastaks, võiks nagu nime kirjutada, see on natuke oma nahk mängus, eks ju, et kui sa nagu noh, mina kui maailma rändur, eks ju, noh, mul on kurb, sest ma mäletan, kui lapsepõlves, eks ju, noh, kui tulin koolist ja ma ei saa mitte midagi ajalootunnist aru, noh, Nõukogude okupatsioon ikkagi. Ja küsisin ema käest, et noh, mis kurat, kes on, et kui venelased on head ja sakslased on pahad, siis kes meie oleme, mis mu vanaonu on, eks ju, vana oli Erna Retke liige, kes ka hukkus. Maeti Maarjamäele suurte auavaldustega. Ja siis ütles, et kelle eest ta siis võitles, eks ju, ema ütles, et ta võitles Eesti eest, ära seda kunagi unusta. Vaat, ja siis ongi noh, jah, siis on tekkinud selline imelik olukord, et mina kui nagu noh, hullunud, selle Admiral Canarise projekt oli see Erna Retke tegelikult, jah. Et Erna Retke liige, noh, veresugulane, kuna ma tahan reisida muudel maadel, siis ma ei saaks kunagi nagu noh,
olla seotud enam oma riigiga. Mingis mõttes, et minu tugevus on see, et ma ei tea mitte midagi. Et noh, praegu ma, eks ju, tegelen selle Assimili raamatuga, mõtlesin, et töötan läbi selle pärsia keele raamatu, võtan kätte, eks ju, lõpuks. Ma olen seda enne alustanud ja mitu korda ja teinud ja mõtlesin, et kurat, et praegu need juturobotid ka kõik olemas ja juturobot aitab. Me töötasime seda, Ameerikas on need, mis on need vanad spioonide materjalid. kui need maksumaksja maksab nende eest, eks ju, siis need peavad olema noh, mingil hetkel maksumaksjale ka kättesaadavad. Ja noh, kui see on internetis ka, mina ei ole Ameerika maksumaksjaga, aga ma saan ka neid kätte ja siis oli kõige parem lause, mis oli ühes spioonide materjalis oli see, et explanations are a waste of time. Seletused on aja raisk, mis on keeleõppes kõige parem lause üldse. Sest kui sa seda lauset ei aktsepteeri, siis sa suhtled võõrkeele, pärast võõrkeele õppimist mitte nagu reaalsusega ei suhtle, vaid sa suhtled oma ajukoorega. Et noh, näiteks hea näide on, eks ju, noh, paljudest ladina keelest tulnud keeltes on, eks ju, see subjunktiiv või konjunktiiv, kuidas seda kutsutakse, heal lapsel mitu nime ja ma ütlen ausalt, et kui keegi hakkab õnneks hispaania keelt õppima, püüab konjunktiivist aru saada või subjunktiivist, siis noh, ta võib, ütleme, kui ta on mingi keeleteadlane, siis ta võib-olla teoreetilisel tasandil saabki sellest aru. Aga ma olen 100% veendunud, et kui ta peab nagu praktikas hakkama kasutama, siis ta ei saa sellest aru. Ja noh, siis see spioonide materjal lahendas see probleemi lihtsalt nii, et lihtsalt teete, mida me ütleme ja kõik. Ei mingisugust kobisemist. Ja see on tegelikult kõige aktiivsem, kõige parem, sest no mina näiteks subjektiivi õppides sellest aru ei saanud. Aga kui ma hakkasin kasutama, siis ma saan sellest aru, jah. Ma hakkasin sealt nagu noh, et tuleb ja teine meetod on see, et kaardistad nagu olukorra. Et sa mõtled nagu mingi, sul on vaja mingeid asju teha. Et kuidas see kaart, no see keelekaart välja nagu näeb ja siis sa kaardistad selle ja siis sa praktiliselt 2 päevaga võid hakata uut keelt rääkima, kui sa oled kaardid teinud. Ja mõtlesin, et jah, et kui ma selle Assimili Iraani või selle pärsia keele farsi selle nagu lõpuni teen, et võiks äkki premeerida väikse reisiga Iraani. Noh, ma ei tea, praegu seal influenceride videod veel on, influencer keksivad sealt siiamaani rõõmsalt ringi, kuigi lubatakse sodiks pommitada aeg-ajalt, umbes kord nädalas. Aga see tekitas mulle kohe probleeme, eks ju, sest noh, see poliitiline olukord ei ole selline, mis ta peaks olema. Mul on väga tugevad poliitilised arvamused, aga ma tean maailmas ringi reisides, et igal pool ei ole mõistlik neid ka väljendada. Ja ringis ma tahan säilitada ikkagi, et ma ei pea kunagi kellelegi oma arvutit või telefoni andma. Ja noh, vabaduse hind on see, et ma olen süsteemiväline. Aga ma jauran praegu, ma olen liiga vähe kohvi joonud ja palav on ka kuidagi, nii et juuksed võiks ka ära kammida. Vabandust. Nii et jah, et ma vist kirjutan neile, küsin, et kas on mingi šabloon, et kas ma võin teile seda vastust näidata. Ma hea meelega näitaksin, aga vangi ka vist minna ei taha, nii et aga vähemalt vastuse ma sain. Iseasi, kas ma seda kuskile öelda tohin. Aga ma sain, nii et selles mõttes ma olen rahul, ma olen õnnelik ja ma sain oma vastuse. Nii, aga olgu, kuidas ma siit jälle välja saan? Vana inimene ei oska kasutada Zoomi, eks ju. Nii, siit vist saab kuidagi välja.